Hei, Ann-Kristiin siin. Hakkan pakkima oma Ameerika reisiks ja mõtlesin, et võtan seekord teid sellele teekonnale kaasa. Täna on esmaspäev, eile oli siis Kõrvemaa maraton ja homme teisipäeval kell 10 lendan läbi Helsingi Tallasesse. Hakkame siis vaikselt pakkima. Eile õhtul pärast Kõrvemaa maratoni sai kõik rattad puhtaks ja tegelikult hakkasin juba vaikselt pakkimisega pihta, nii et mu gravel on pakitud siia Evoki kohvrisse. Panen veel jooksud ja siia sisse panen nipet-näpet veel. Miks see reis on minu varasematest reisidest erinev, on siis see, et ma võtan kaasa 2 ratast. Ma võtan nii graveli kui maanteeratta, sest et see nädalavahetus ma sõidan gravelit Unboundil ja järgmine nädalavahetus ma osalen Tulsa TAFi kriteeriumitel, mis on siis reede, laupäeva, pühapäeva õhtul toimuvad kriteeriumid. Õnneks mul on vedanud ja ma olen piisavalt väike, et ma ei pea sadulaga midagi tegema. Pedaalid võtan alati rattalt ära, rehvid lasen õhust tühjemaks, aga mis ma alati teen on see, et ma võtan ära käiguvahetaja, sellepärast et mul on juba olnud juhtumeid, kus maksab kätte, kui jätan peale. Ühesõnaga, safety first ja minu jaoks on oluline, et ratas jõuab adekvaatses konditsioonis ka kohale. Kui ma 5 aastat tagasi hakkasin rattaga sõitma, alguses mul ei olnud diskbreigid, aga esimesed korrad, kui ma siis nagu pidin ratast pakkima, nii et ma võtsin jooksud alt ära, siis loomulikult mul polnud aimugi, et ma ei tohi neid pidureid vajutada, kui jooksu pole sees, et ma saan sinna panna need jublakad vahele ja nii edasi. Ehk siis te võite ainult ette kujutada, mitu korda oma elus ma olen pangakaardiga surkinud neid piduriklotse laiemaks või nugasid ära murdnud. Ühesõnaga, minu jaoks käidud tee, ära ole nagu mina, ole targem, õpi kohe asju õigesti tegema. Et see on mu soe soovitus. Eile just panime piima juurde, kuna mul maanteerattase esimene rehv jooksis kogu aeg tühjaks, siis panin piima juurde ja siin on tulemas kogu see piim plahvatas mulle praegu siia ilusti kätte. Üldiselt jah, kui minu käest küsite, siis rattaga lendamine on sama lihtne kui niisama lendamine, lihtsalt pakkimine võtab natuke rohkem aega. Aga ma ei tea, ma olen ikkagi päris palju lennanud siin viimastel aastatel ja kui üks kord välja arvata, siis tegelikult mul ei ole suurt midagi juhtunud. Nii et julgen soovitada. Ma otsin hetkel ristpeaga kruvikeerajad, sest ma tahaks oma neid kotikruvisid pingutada, aga ma võin seda pärastpoole ka teha, vahepeal pakkida mõned asjad toast ka kokku. Muidugi suurepärane on see, kui vahepeal minu sõidusokkide kast on põrandale lennanud ja peab seda veel sorteerima hakkama. Sokkidest ma siis kindlasti vaatan, et mul tulevad kaasa need sokid, millega ma võidu sõidan, need hetkel kuivavad, sest eile oli Kõrvemaa maraton ja muus osas, ütleme, ma võtan kaasa vist pigem valgeid sokke, sest mulle meeldivad valged sokid. Mul on kodus siis muidu tegelikult garderoob üleval korrusel, aga kuna neid spordiriideid ma vahetan nii palju ja kannan nii palju, siis ma olen enda vannitoa eesruumi teinud spordigarderoobi ja see on siis põhikoht, kus mu pakkimine toimub, et ma võtan sealt enamasti oma spordiasju ja siis ma toon nad siia elutoa esiku vahele, panen kõik maha ja vaatan üle, et kõik oleks olemas. Lähen kõige raskem ülesande juurde, mõtlen, milliseid tavalisi riideid kaasa võtta. Mulle hullult meeldib nagu liiga palju pakkida, liiga palju asju kaasa võtta, aga tegelikult ma olen ülimugav inimene ja siis ma kannan ühtesid riideid 2 nädalat. Ehk siis ma üritan mitte üle pakkida, aga samal ajal, kuna seal on ikkagi soe, siis võib-olla saab lõpuks mõne soe kleidi selga, nii et võtame midagi kaasa. Kas need on püksid või sall? Oleneb päevast. Mul on siin pakkimise ajal olnud mitu korda, kus ma võtan mingi asja välja ja lähen peegli ette ja siis mõtlen, et ma ei võta seda kaasa, sellepärast et see ei sobi mulle. Ma olen praegu nii teistsugune või ümar. Ja siis ma mõtlesingi, et ma räägin teile ausalt, et mul on tõesti viimased 2 kuud olnud meeletu probleem sellega, milline ma välja näen. Ma olen selle pärast närvilisem, rohkem endasse tõmbunud. Ja ma tunnen, et see tegelikult suhteliselt kõvasti häirib hetkel mu igapäevaseid toimetusi, sest et mu taustal käib kogu aeg see mõte, et miks ma ei näe välja selline ja selline, vaid näen välja hoopis selline. Ma olen oma toitumist suht rangelt vahepeal kontrollinud, aga tegelikult see ei teinud väga mitte midagi muud, muutis mind ainult veel närvilisemaks.
ja lihtsalt kuna nüüd see Unbound on nii lähedal, siis ma tegelikult viimased 1,5 kuud ei olegi väga tahtnud midagi drastilist teha, just sellepärast, et ma tean, et heaks sõiduks on vaja energiat, on vaja kütust ja praegu ei ole see aeg, kus mõelda, kuidas 2 sentimeetrit oma vöö ümbermõõtu vähendada, sest kaalu mõttes ma olen tegelikult oma elu parimas kohas. Lihtsalt jah, et ma tahaks, et mu peegelpilt oleks teistsugune. Ja see on minu jaoks jah, tõesti, nagu ma ütlesin, see häirib mind väga kõvasti. Ma mõtlen selle peale põhimõtteliselt iga ärkvel oldud minut ja sellepärast ma tean, et ma pean sellega hakkama tegelema siis, kui kõik see on läbi. Now you know. Ja kui huvitav see on, et täpselt siis, kui ma selle ära rääkisin, siis esimene pluus, mis ma võtsin, on üks pluus, mis mul on tagurpidi kapis, sest ma hoian valgedesse tagurpidi. Ja siin on siis selline kiri, et loving yourself is the greatest revolution. See ütleb kõik. Ma reisin 2 rattaga, siis ma võtan ikkagi käsipagasisse seljakoti, sellepärast, et muidu on veits keeruline seda seal manageerida. Et ma olen ühe korra üritanud reisida, kuidas see oli, suur kohver, rattakohver ja suur kohver, väike kohver ja rattakohver. Ja noh, see oli üsna, jah, ütleme, seljakott on ikkagi parem lahendus. Mõned kutsuvad seda ADH ajuks, aga mina kutsun seda heaks kasvatuseks. Nimelt mulle hullult meeldib, kui mul alati reisile minnes on kõik ära koristatud. Auto, kodu, ma ei tea, peeglid pestud ja nii edasi. Ehk siis ma olen peaaegu ju saanud pakitud, aga ma vahepeal koristan kõik ära ja siis pakin viimased asjad. Nii, see toiduvärk siin on üsna mental. Kõik ei tasu kaasa võtta. Samas ühesõnaga ma kindlalt võtan need Maurteni joogid ja selle proteiinipulbri ja siis ma võtan batoone, et trennis süüa, marmelaade, et sõidul süüa, väheses koguses proteiini, et sõidul süüa ja siis mingid keelid sõidule pluss siis grittidele. Ehk siis, ma ei tea, ma hakkan arvutama. Ma olen enamus asju vaikselt kokku saanud, aga mul on selline tunne, et ma pean vahepeal oma kohvreid kaaluma, sest et 23 kilo on ikka see piir, kust väga palju üle ei saa olla, aga no näiteks see keelivärk juba siin kaalub, ma ei tea, ma arvan, mu keelid ja asjad kokku kaaluvad juba mingi, ma ei tea, 3 kilo. Et siis peab natukene hakkama arvestama, aga pakime ära ja siis mõtleme. Issand, ma ei ole vapsi mõelnud, mis jalatseid ma kaasa võtan ja ma pean täna veel pediküüri tegema. Jalatsid. Ma lähen Nike Air Force'ides. Jooksutossud on, ma võtan plätud. Huvitav, kui seal on 30 kraadi, kes seal saab nende nagu varvas lahti rihmikutega juba käia. Või peaks midagi muud mõtlema. Ma lähen hulluks. Ma lähen veel ostan ühe Apple'i AirTagi, sest mul ühes kotis on, aga teises ei ole. Ma tahan, et mul on mõlemas. Ja ma panengi praegu viimased mingid batoonid ja igaks juhuks varupudelit ka siia. Ja ma arvan, et siis on normaalne. Ma varujalatsidena võtsin ainult odavad Primarki tossud. Ja siis need Nike Gore-Texid, et vahel seal võistluskeskuses on nii mudane, et siis on hea, kui on sellised tumedad tossud, millest väga kahju ei ole. Et seda ma õppisin trakal, kui pidi põhimõtteliselt mudast sumpama, et oma numbrili järgi minna. Ühesõnaga, ma panen need kotid siis valmis ja ma ei teagi, see on vist natuke raskem. Aga üldiselt võib öelda, et ma arvan päriselt, et mul ei ole kunagi rattakohver nii vähe kaalunud. Et loodame siis, et lastakse mind ikka lennule 2 rattaga. Viskasin Gretši hommikul juba EMS-i juurde, kooli ta täna ei läinud, tal kõht veits valutas. Nüüd oleme lennujaamas oma kõige suurema varandusega valmis hüppama lennukile. Ja kui ma eile ütlesin, et ma arvan, et mu kohvrid pole kunagi nii kerged olnud, siis
tundub, et ma olen lihtsalt vahepeal ise tugevamaks saanud, sest et tegelikult oli mu kohvrid ülekaalus, nii et ma sain veits juurde maksta. Ja veel positiivse poole pealt siis EMS tõi mind lennujaamaga, autovõti jäi minu kätte. Ehk siis ma kohe annan oma EMS-ile selle autovõtme ja saan äkki ikkagi lennukisse minna. Ja Kaspar võib rääkida, mida me tegema lähme. Me lähme sõitma maailma kõige võimsamat graveli sõitu. Üle 300 kilomeetri ja praeguse seisuga on seal mitu päeva vihma kallanud ja kallab vist 2-3 päeva veel. Ja ilmselt kui vihm saab ja kuivab, siis tegelikult rada läheb isegi kiiremaks. Ei usu. Seal kallab nii räigelt lihtsalt. Seal oli sarnaselt New Yorgi maratonile või muudele suurtematele maratonidele vaja siis end ette regada, kirja panna koos kaardi andmetega ja siis sai mingit motivatsioonikirja ka kirjutada. Loteriisse, jah. Ja me muidugi kirjutasime, et me oleme väiksest armsast Eestist ja me jubedalt tahaks tulla. Ja ma ei tea, läks õnneks vist. Raha läks kontolt maha ja siis... Ma isegi ütlen, tegelikult vist Ann isegi sa vist regasid ennem ja siis vaata mõtlesime, et äkki et tulen ka. No see aasta tehti hullult promo sellele naistele, et Unboundil see aasta on stardis 44% kõikidest osalejatest on naised, 44, seal on 5000 osalejat. Ja siis ma kirjutasin ka, et Ann läheb, et äkki saan ka kaasa tulla. Et põhimõtteliselt Kaspar kirjutaski, et selles mõttes, et kui mind nagu võetakse vastu, et siis palun võtke teda ka, et ta üksi ei läheks, on ju. Et selles mõttes ma arvan nagu jah, et hea lüke, et kindlasti see meeste registreerunute osakaal algselt oli palju suurem, et ma arvan, nad ikkagi naisi väga eelistasid. Ma arvan jah, et mehena peale saada on vist isegi palju keerulisem. Et ma arvan, tänu sulle ma sain isegi sinna. Ma küsin populaarse küsimuse siis Kasparilt, siis ma vastan ise ka, et kui palju sa siis see aasta sõitnud oled, et sa sellisele sõidule lähed? Ma ausalt peast ei teagi. Peab vaatama kohe. Ma arvan, et ma olen mingi 7500 kilomeetrit, ma vist ei ole kunagi nii palju sõitnud selleks hetkeks hooajas. Aga see aasta oli kehva suusa hooaeg, ehk siis talvel sai ka ikkagi rattaga sõita vahelduseks. Ega ma võin öelda kõrvalt, et ma pole... Palju sa olid sõitnud? 7500. No mul on peaaegu 7000. Ja ega ma sõitsin talvel isegi rohkem kui Ann tegelikult. Ja ma ikka nii palju kui sai, nii palju ma suusatasin ja ma keskendusin rohkem nagu jõusaalile ka. Ma tegin ikkagi 3 korda nädalas jõudu kõvasti. Aga ma arvan, et Unboundil seal ei olegi see, mis me oleme teinud see aasta. Et seal on see, mis me oleme teinud nagu eelmine aasta, üle-eelmine aasta ja nii edasi. Minul siis 5 aastat ja Kasparil, ma ei tea, 10, näiteks kauem 12 nüüd juba. Mul vist on nüüd äkki läheb nii-öelda 12. hooaeg, jah. Et kuna see on nii pikk sõit, siis selle jaoks kindlasti, ütleme, kui novembris saad teada, kas saad peale, et siis novembrist maini, kindlasti, kui sa oled mitte keegi ja sa pole mingit sporti teinud, siis sa mingisuguse vormi saad ikka teha, aga ma arvan, et... Ma arvan, sinna ei saa niisama peale. Jah, et ikkagi sinna on vaja nagu, sul on endal ju palju mugavam minna sinna, kui sa oled rattaks sõitnud, sest et lisaks seal on see, et kuidas grupis sõitmine käib ja kõik see veel juurde ja trenn. Aga eks seal jah, täpselt olenevad muud need elemendid seal sõidus, et ongi see, et ütleme nüüd kui mõned on öelnud, et miks nii pikkasid trenne või teha, et siis vaatame, kuidas see nagu sellisel võistlusel siis ära tasub. Et võib-olla Eestis ongi, Eesti sõitude jaoks on need pikad trennid, kaotad selle teravuse ära, aga ütleme nii, et seal sõidul ei sõida FTP, vaid vastupidavus. Ja jah, et kui nüüd näiteks Eesti sõitudega võrrelda, siis meil väga ei olegi selliseid sõite, mis võib-olla selle jaoks otseselt treeniks. Just, et meil ei ole selliseid nagu pikki pingutusi, et kõik on palju lühemad. Et isegi kui on mõned maanteevõistlused, kus see kilometraaž läheb üle 100, siis tegelikult need on ainult 3-tunnised võistlused, et selles mõttes see on hoopis teine asi, kui ikkagi seal kruusal sõita 10, 12, 14, 16 tundi, et siis
meie soovitus on, et käiga ikka välismaal gravelit sõitmas, sest et see on lahe. Võib-olla siis veel jah, paari sõnaga ütleme, Unbound on siis ütleme jah, üks legendaarsemaid üldse graveli võistluseid. 26 aastat vist või? Ma arvan, et see on tegelikult, ta on rohkem, et see, mis nüüd on graveli MM-id on tekitatud, need on ikkagi ju pigem sellised kiired, lihtsad nagu, et see Unbound on ikkagi gravelite kuningas nii-öelda, peetakse vähemalt siiamaani. Ja ta on prestiižne üritus selles. Ja seal ka ütleme jah, seal ikkagi vennad sõidavad paigirehvidega, selliste 2-2 laiustega ja selline hästi huvitavaid kombosid seal katsetatakse kogu aeg. Nüüd jah, kes üldse tahab nagu rohkem jälgida, siis see on siuke graveli varustuse moeshow põhimõtteliselt, et seal näeb igasuguseid kokku ehitatud rattaid, on ju, seal on kombineeritud kõikide erinevate distsipliinide rataste juppidest endale rattaid, seal on kasutatud ilmselt kõiki rehve, mida üldse võimalik. Ma nägin, mingi tüüp tuleb tagant selle eraldestardi kettaga sõitma, diskiga, on ju, et keda nagu see osa huvitab, siis Unboundi ajal hästi palju seda kõike on ja lisaks kindlasti mingid brändid nagu seal tulevad välja ka oma mingite uute vidinate ja asjadega, on ju, et siis tasub silm peal hoida. Mis veel rääkida tahad? Ma ei teagi, mida te kuulda tahate. Ühesõnaga, me vahepeal lendame ja siis loodetavasti Helsingis paneme esimese vlogi ülesse. Siis te võite ise kommenteerida ja küsida küsimusi ka. Just, saate küsimusi jätta. Me üritame teile anda edasi natukene seda melu, mis me seal kohapeal kogeme, sest et need massid, mis sinna tulevad, on meeletud. Ja ma ei tea, me hoiame siis lippu kõrgel ja me teeme. Puhkame. Et see on võib-olla see üks kord, kus me natukene vähesema treeningmahu pealt siis lähme ikkagi võistlema. Mitte treeningmahu, vaid siis ütleme nii, et lased õhu sisse. Viimase nädala teeme sellise, et ma ei tea, vaatame Ameerikas ringi ja jätame need jalad laupäevaks. Ütleme see õhu veel sisse laskmisest võin ma öelda, eelmine nädalavahetus oli Kõrvemaa rattamaraton. Ütleme, sõitsime mõlemad gravelitega, et kuna meil ei olnud seast ühtegi graveli võistlust all, võib-olla mõte oli seal korra, et äkki on paigiga parem, et see rada on natukene tehnilisemaks läinud kui varasemalt, aga ikkagi ma arvan, graveliga on ägedam seda sõita. Ja siis ütleme, Ann käis lapsega koos Rootsis jah, kontserdil. Ma ei sõitnud rattaga 2 päeva. 2 päeva ei sõitnud ja siis tal tundus, et olid väga head jalad selles suhtes, et ikkagi see mudas kukerpalli tegin ikka. Julgege mitte trenni ka teha. Ühesõnaga, me nüüd kaalume, et võib-olla me enam ei teegi trenni, käime ainult võistlustel. Nagu legendaarne Tarmo Neemela.